Hiina hakkab tunduma ühe suurima kaotajana USA-Iisraeli-Iraani sõjas. Ükski pomm pole tabanud Pekingit, kuid šokilained raputavad juba Pekingi tööstust viisil, mida enamik inimesi ei osanud oodata. Aastaid rääkis Xi Jinping maailmale, et Hiina on katastroofikindel. Ta müüs kindlusmajanduse ideed, süsteemi, mis on loodud olema kõigi kriitiliste sisendite osas iseseisev. Sõnum oli selge, ükski väline šokk ei suuda Hiinat murda. Riigimeedia ja Hiina ametnikud levitasid seda sõnumit. See kõlas kindlalt ja julgelt. Aga kui Iraanis sõda puhkes, hakkasid mõrad ilmnema peaaegu kohe. Need samad tehased, mis pidid igast kriisist läbi murdma, aeglustuvad nüüd. Kasumi marginaalid kahanevad ja kogu vastupidavuse kuvand hakkab murenema. Ja siin muutub asi suuremaks kui Hiina. Kui maailma suurim tootmisbaas hakkab kõikuma, ulatuvad tagajärjed New Yorgist Nairobini, mõjutades otseselt sind. Kui sa arvad, et kõrged kütusehinnad on juba praegu valusad, siis see, mis järgneb, võib olla palju hullem. Võtame selle nüüd lahti. Et mõista, miks Hiina aevastab, kui Iraan nohu saab, pead alustama sellest, mida ta kõige rohkem vajab – naftast. Ja mitte lihtsalt mingist naftast, vaid odavast naftast, mis hoiab kõik need tehased töös. Hiina ei ostnud Iraani naftat lihtsalt veidi lisaks. See sõltus sellest. Aastaks 2025 toetus Peking nendele naftabarrelitele nii tugevalt, et neist oli saanud kogu impordisüsteemi vaikne selgroog. Ükski teine tarnija ei suutnud seda tühimikku piisavalt kiiresti ega odavalt täita. Numbrid räägivad enda eest. Hiina võttis vastu üle 80% kogu toornaftast, mida Iraan suutis välja vedada. See oli umbes 1,4 miljonit barrelit iga päev. Ainult see voog moodustas umbes 13% Hiina meritsi imporditud naftast. Riigis, mis kasutab üle 15 miljoni barreli päevas ja sõltub endiselt maailmaturust, suurem osa oma naftavarustuse osas tekitaks nii suure koguse nafta kaotamine üleöö suuri probleeme. Enamik sellest naftast ei läinud suurtesse riigiettevõtetele kuuluvatesse rafineerimistehastesse, millel on pikaajalised lepingud. Selle asemel liikus see hoopis teistsugusesse selle süsteemi ossa. See läks Shandongis sõltumatutesse väikerafineerimistehastesse. Need väiksemad tehased moodustavad umbes veerandi Hiina rafineerimisvõimsusest. Nad tegutsevad kiiresti, kuid võtavad ka rohkem riske. Nad ostavad naftat saadetiste kaupa spotturult. Neil ei ole pikaajalisi lepinguid, mis neid hindade tõusu korral kaitseksid. Kui toornafta muutub kalliks, tunnevad just nemad esimesena valu. Aga isegi selle riskiga on need väikerafineerimistehased tähtsamad, kui enamik inimesi arvab. Nad muudavad toornafta bensiiniks, diislikütuseks, lennukikütuseks ja keemilisteks lähteaineteks, mida tehased vajavad. Need kemikaalid lähevad plastidesse, tekstiilidesse, elektroonikasse, autovaruosadesse ja tuhandetesse teistesse toodetesse. Kui need väikerafineerimistehased töötavad täisvõimsusel, töötab koos nendega ka Hiina ekspordimasin. Kui need aeglustuvad, tunnevad seda kohe tehased üle kogu riigi. Vahetused kärbitakse, tellimused hilinevad ja kohalikud omavalitsused kaotavad maksutulu. Põhimõtteliselt levib surve kiiresti. Hiina jaoks ei seisnenud odava Iraani nafta ostmine ainult raha säästmises. See oli süsteemi elus hoidmine raskel ajal. Näete, Hiina majandus oli aastaid olnud surve all. Sisenõudlus oli nõrk. Tšutša hinnad olid olnud deflatsioonis juba üle aasta ning paljud tehased töötasid alla 60% võimsusest. Kasumi marginaalid olid üliõhukesed ja sellises olukorras oli iga dollar luges. Kui kaalul on nii palju, on lihtne mõista, miks Pekingi sõltuvus Teherani tarnetest kasvas. Iraani toornafta jõudis sageli kohale $80 odavamalt kui Brenti nafta, mõnikord isegi rohkem, kui sanktsioonid sundisid allahindlusi veelgi suurendama. Väikestele rafineerimistehastele, mis töötasid vaid $2–4 suuruse kasumimarginaaliga barreli kohta, oli see allahindlus erinevus lahtijäämise ja sulgemise vahel. Ilma selleta oleks paljud neist juba ammu enne sõda suletud. Pekingis mõisteti seda hästi. Nende jaoks polnud pidev allahinnatud Iraani naftavoog boonus. See oli päästerõngas. See toimis nagu survevabastusventiil tööstussüsteemis, mis juba niigi maadles nõrga nõudluse, liigse tootmisvõimsuse ja kasvava ülemaailmse konkurentsiga. Ilma selle puhvrita oleksid sulgemised rafineerimise petrokeemia sektoris levinud kogu majandusse. Tooraine hinnad oleksid hüppeliselt tõusnud, eksportijad oleksid kaotanud oma eelise. Hiina tootmisbaas, mis oli juba niigi üsna habras, oleks saanud veel ühe hoobi. Sellepärast sobib Iraani nafta nii hästi Pekingi kindlusmajanduse ideesse. Sidudes suure osa oma rafineerimissüsteemis sanktsioonide all oleva, kuid stabiilse partneriga, lõi Hiina puhvri hinnakõikumiste ja teiste piirkondade varustusriskide vastu. See oli vaikne enesekaitsevorm, odavate sisendite kindlustamine, tehaste töös hoidmine ja välise surve vähendamine. Juhidalt öeldes ei olnud Iraani nafta kõrvaltehing. See oli varjatud tugitala, mis hoidis väikesed rafineerimistehased töös, ekspordi voolamas ja takistas kogu süsteemi sügavamasse aeglustumisse libisemast. Peking toetus sellele, sest 2020. aastate keskpaiga pingelistes tingimustes polnud tal tegelikult muud valikut.
Siis tuli 2026 ja kõik muutus. Kui USA Iisraeli rünnakud tabasid Iraani veebruari lõpus ja pinged Hormuzi väina ümber kasvasid, muutus naftavool peaaegu üleöö riskantseks. Just siis katkes odav Iraani päästerõngas. Asi polnud selles, et Iraan oleks müümise lõpetanud, vaid sõda muutis võimatuks naftabarelite liigutamise vana hinnaga. Ja just siis saabuski tõeline šokk. Praegu on allahindlused kadunud. Mõnel juhul maksavad rafineerijad sellistes kohtades nagu Dongqing äkitselt rohkem kui maailmaturu hind. Umbes $1,52 üle Brenti hinna, kui veel mõned kuud tagasi osteti sügavate allahindlustega. See muutus on nende eelise ühe hoobiga kustutanud. Marginaalid, mis olid juba niigi väikesed, on peaaegu üleöö muutunud negatiivseks. Peking on kiiresti tegutsenud, et kahjusid piirata, sest need kahjud on laastavad, nagu varsti näed. Ametnikud on välja andnud uued impordikvoodid, umbes 55 miljonit tonni, et tagada tarnete jätkumine. Nad on käskinud rafineerijatel vältida järske kärpeid, sest tootmise aeglustumine kajastuks kohe andmetes. Samal ajal on nad tõstnud kodumaiste kütuste hinnalae, et anda ettevõtetele veidi hingamisruumi ning piiranud kogu eksporti. Aga tööstuses saavad kõik aru, mis toimub. Nad teavad, et see on kahjude ohjamine, mitte lahendus, ja et alus on muutunud. Tõde on see, et kui energiakulud tõusevad, järgneb sellele kõik muu. Transport muutub kallimaks, tooraine maksab rohkem ja iga Hiina tehasest väljuv toode kannab endaga seda lisakulu. See vähendab hinnaeelist, millele Hiina on aastakümneid lootnud. Just see eelis on võimaldanud Hiina majandusel ülemaailmsel areenil õitseda ja seda hakkab nägema juba igapäevaelus. Väikeste tehaste omanikud, kes varem sõltusid stabiilsetest ja odavatest sisendhindadest, on nüüd raskustes. Nende kasumimarginaalid kaovad, nad vähendavad töötunde ja viivitavad palkade maksmisega. Mõned sulgevad isegi täielikult oma uksed. Loomulikult tunnevad töötajad seda kohe. Vähem tööd, vähem palka, vähem stabiilsust. Kõik see tähendab väiksemat usku väidetavasse kindlusmajandusse. Ja see ongi siin tegelik lugu. Ükski Hiina tehas pole otseselt raketitabamuse saanud, kuid süsteem on siiski saanud tugeva löögi. See üks sisend, mille Peking arvas end olevat kindlustanud, odav energia, on osutunud haavatavaks. See, mis näis olevat tugevus, oli tegelikult sõltuvus ja kui surve kasvas, hakkasid praod ilmnema. See surve liikus samm-sammult edasi, kuni jõudis tehase põrandale ja asetus otse Hiina tööstusmasina südamesse. Märtsis muutus Hiina tootjahinnaindeks lõpuks positiivseks, tõustes aastaga 0,5%. Sellega lõppes karm 41 kuu pikkune hindade langusperiood. Esmapilgul võib see tunduda hea, kuid see polnud kasv. See polnud tehaste õitseng ega palkade tõus. See oli hoopis midagi muud. Kulud kasvavad ja kiiresti. Peaaegu 4 aastat püsisid tehased elus, sest sisendhinnad langesid pidevalt. Kui see muutus kogu kulustruktuur koos sellega. Energia võis olla päästikuks, kuid see pole jäänud ainult selle valdkonna probleemiks. See on jõuliselt mõjutanud rasketööstust. Metallide, nagu alumiinium, teras ja vask, hinnad on tõusnud ja neid metalle leidub peaaegu kõiges ning neid kasutatakse peaaegu igal pool. Telefonid, autod, akud, juhtmed, masinad, ehitus, kodumasinad. Nii et kui nende hinnad muutuvad, tunneb seda kogu süsteem. Üks põhjus, miks Iraan on suutnud tõhusa blokaadi saavutada, on droonide kasutamine. Need droonid ei ole majandussõja instrumendid, mis suudaksid otseselt mõjutada ülemaailmseid energiaturge. Sellepärast kasutavad riigid nende droonide vastu võitlemiseks GPS-i segamist, et häirida nende signaale. Aga näete, Venemaa on suutnud sellest USA tehnoloogiast mööda hiilida ja nüüd püüavad lääne ettevõtted teha sama. Tehisintellekti infrastruktuur ei piirdu andmekeskustega. See laieneb ka kaitsevaldkonda, kus autonoomsed süsteemid on järgmine suur arengusuund. Ja see toob meid tänase sponsori juurde, Spark AI, mille sümbol on Kanadas SPY ja USAs SPIFE. Tarkvarafirma, mis arendab järgmise põlvkonna GPS-vaba sihtmärkide tuvastamise ja autonoomse navigeerimise tehnoloogiat. Spark AI enda tehnoloogia annab droonidele täieliku autonoomia. Võime iseseisvalt sihtmärke leida, neid sihtida ja navigeerida. Ilma GPS-i, radari või välise ühenduseta. Nullsignatuuriga süsteem, mis töötab õhus, maal ja merel. Nüüd läheb asi huvitavaks. Spark AI nimetas just Matt McCrane'i oma USA tütarettevõtte tegevjuhiks. Ta on endine Drone Shieldi tegevjuht, umbes $3,5 miljardi suuruse ettevõtte juht. Tema eesmärk on muuta Spark AI geolokatsioonitehnoloogia kasutatavaks kaitselahenduseks ja luua partnerlussuhteid suurte kaitsetööstuse ettevõtetega. Ja ettevõte teatas just strateegilisest partnerlusest oma platvormi kasutuselevõtuks Ukrainas, mis tähistab nende esimest laienemist aktiivsesse kaitseturule. Kaitse- ja kommertsdroonide turgude prognoositav väärtus ületab järgmise kümnendi jooksul $100 miljardit. Spark AI kasutab skaleeritavat, kõrge marginaaliga litsentsimismudelit. Aktsia on viimasel ajal palju tähelepanu saanud ja kaupleb veidi üle $2 Kanada tasemel, kus tegevjuht Anush Manzoori omab siseringi osalusena 34% ettevõttest. Kui soovite Spark AI kohta rohkem teada saada, vaadake palun allpool kirjelduses olevat linki.
Olgu, lähme tagasi Hiina juurde. Juba enne sõda töötas umbes veerand Hiina tootjatest kahjumiga. Nad püsisid vaevu elus, odavate sisendite ja õukeste kasumimarginaalide toel. Nüüd surutakse neid marginaale mõlemalt poolt kokku. Sõja tõttu kasvavad kulud, kuid nõudlus on endiselt nõrk. See on kõige halvem võimalik kombinatsioon. Võtame näiteks plastikutööstuse. Varsti süveneme sellesse rohkem, kuid praegu on oluline mõista, et Lõuna-Hiina osades on kulud mõne nädalaga tõusnud koguni 60%. See ei ole järk-järguline tõus, see on šokk. Wenzhou tehased, mis toodavad igapäevaseid kaupu, on pidanud hindu tõstma lihtsalt selleks, et uksed lahti hoida. Mitte selleks, et kasvada või laieneda, vaid lihtsalt järgmise kuu üleelamiseks. Lähedal asuvas Yiwu linnas on kaupmehed teatanud, et tarnijad muudavad hindu 1 päeva jooksul 3 korda. Ja isegi siis pole ellujäämine veel garanteeritud. Nõrkus oli juba olemas, otse vinna all. Aastaid on Hiina sisetarbimine püsinud nõrgana. Pärast pandeemiat oli lühike tõus, kuid see kadus kiiresti ja kulutused ei taastunudki täielikult. Samal ajal püsis noorte tööpuudus kõrgel tasemel. Miljonid lõpetajad sisenesid tööturule, kuid leidsid vähem stabiilseid ja hästi tasustatud töökohti, kui nad olid oodanud. See üksi oli piisav, et inimesed muutuksid ettevaatlikuks ja sellele lisandus veel kinnisvarakriis. Kinnisvara oli Hiinas varem majapidamiste jõukuse selgroog. Sinna paigutati perevara ja see andis kindlustunde tuleviku suhtes. Kuid kui kinnisvaraturg nõrgenes, hakkas ka see turvatunne murenema. Kodud ei tundunud enam kindla varana, need tundusid ebakindlad, isegi riskantsed. Kui see usalduskord kaob, muutub ka inimeste käitumine. Pered ei mõtle enam laienemisele, nad lõpetavad suurte ostude planeerimise. Selle asemel, et osta kodusid, autosid või kodumasinaid, hoiavad nad end tagasi. Nad ootavad ja see ootamine levib üle kogu majanduse. Seda on selgelt näha säästuandmetest. Leibkondade säästumäärad tõusevad viimaste aastakümnete kõrgeimatele tasemetele. Aga see pole lihtsalt statistika. See näitab, kuidas inimesed end tunnevad. See väljendab ettevaatlikkust, isegi hirmu. Pered valmistavad raskemateks aegadeks, otsustades kaitsta seda, mis neil on, selle asemel, et seda kulutada. Majanduses, kus tarbimisel on suur roll, tähendab väiksem kulutamine vähem tegevust. Kui inimesed kulutavad vähem, saavad tehased vähem tellimusi. Kui tehased aeglustuvad, muutuvad töökohad ebakindlamaks. Ja kui inimesed tunnevad end ebakindlamalt, säästavad nad veelgi rohkem. Nii toidab süsteem iseennast. Nõudlus nõrgeneb, tootmine aeglustub, kindlus langeb ja säästud kasvavad taas. Iga samm tugevdab järgmist. Aasia jooksul hakkab kogu majandus tunduma raskem, aeglasem ja hapram. Seetõttu muutusid välised kulueelised nii oluliseks. Odavad sisendid, nagu allahinnatud Iraani nafta, aitasid hoida tehaseid töös isegi siis, kui nõudlus oli nõrk. Need toimisid nagu tugitala, mis hoidis süsteemi üleval, kui sisemine hoog hakkas raugema. Ilma selle puhvriga oleks aeglustumine ilmenud palju varem ja palju järsemalt. Hiina tehased seisavad nüüd silmitsi karmide valikutega. Kui nad tõstavad hindu, et katta kõrgemaid kulusid, võivad välismaised ostjad kõhelda või lihtsalt loobuda. Tellimused võivad liikuda madalama kulutasemega riikidesse nagu Vietnam või India. See trend on juba viimastel aastatel alanud ning järsk hinnatõus Hiinas kiirendaks selle vaid veelgi. Kuid kui tehased hoiavad hinnad madalad ja püüavad kliente säilitada, kaotavad nad iga valmistatud toote pealt raha. See pole enam jätkusuutlik äri, kas pole? Nagu näete, mõlemad valikud toovad kaasa tugeva surve ja see surve kuhjub. Samal ajal levib kogu süsteemis veel üks probleem. Tarneahel ise hakkab näitama selgeid pingemärke. Lõppude lõpuks ei ole nafta ainult kütus autodele ja veoautodele. See on ka plastide, kemikaalide ja tuhandete igapäevaste toodete tooraine, millest tänapäeva elu sõltub. Kui naftavarud vähenevad, kanduvad mõjud kiiresti edasi kogu tarneahelas. Kõige selgemini on pinget näha plastiturul. Oluliste materjalide nagu polüetüleen ja polüpropüleen hinnad on tõusnud tasemeni, mida pole 4 aastat nähtud. Ainult polüetüleeni hind on vaid mõne nädalaga tõusnud ligi 37%. Need hinnamuutused ei jää ettevõtete tabelitesse peitu. Need on selgelt näha ka koha peal. Võtame näiteks Zheng Multao Dongguanis. Olen kindel, et hääldasin selle valesti. See on tihe piirkond, mida sageli nimetatakse plastikulinnaks. See on üks maailma aktiivsemaid plastikaubanduskeskusi ja nüüd tunneb see äkitselt tõelist survet. Veokid seisavad nüüd kilomeetrite pikkuses järjekorras oodates kaupa. Mõnes kohas ulatuvad ummikud 6 või isegi 9 miili pikkuseks. Laohooned, kus varem hoiti nädalate varusid, tühjenevad nüüd vaid päevadega. Kuna varud vähenevad, muutub ka käitumine kiiresti. Tootjad on hakanud paaniliselt kokku ostma kõike, mida nad kätte saavad. Kulud kasvavad kiiremini, kui keegi suudab reageerida ja see mõju ei piirdu ainult ühe linnaga. Neid plaste kasutatakse toidupakendites, meditsiinitarvikutes, mänguasjades, autovaruosades ja elektroonikas. Need puudutavad peaaegu kõiki kaasaegse tootmise valdkondi. Kui plastihinnad järsult tõusevad, muutub iga toode, mis neist sõltub, kallimaks valmistada. Mõne materjali hind pole mitte ainult tõusnud, vaid on hüppeliselt kasvanud. Teatud tüüpi polüetüleeni hind on Hiinas alates Iraani rünnakute algusest kahekordistunud.
isegi süsinikjõud, mida kasutatakse autodes ja luksuskaupades, on kallinenud veel 20% võrra. Kui surve Hiinas muutub nii tugevaks, ei jää see riigi piiridesse kinni, see hakkab väljapoole suruma ja raputab kogu maailma majandust. Analüütikud ei räägi enam oletuste tasandil. Peking on juba täielikult keelanud väetiste ekspordi, katkestades uurea ja fosfaadi tarned, et kaitsta riigi toidujulgeolekut. Samuti on teatatud, et väävelhappesaadetised lõpetatakse mais, mis ohustab vasekaevandamist välismaal ja väetise tootmist kodumaal. Plastikuid ja teisi naftakeemiatoodete eksporti pole veel piiratud, kuid hindade tõusu ja süveneva defitsiidi tõttu hoiatavad paljud, et need võivad olla järgmised. Need ei ole nišitooted. Need on kogu maailma kaasaegse tööstuse ja põllumajanduse põhielemendid. Nende piiramine levitaks šoki kaugele väljapoole Hiina piire, muutes koduturu kaitsmise ülemaailmseks kriisiks. Kui Hiina vähendab nende kaupade eksporti, levivad tagajärjed kiiresti ja kaugele. Euroopa tehased võivad aeglustada oma tööd, sest olulised osad ja materjalid muutuvad äkitselt nappideks. Aafrika talud võivad näha oma saagikuse langust väetise puuduse tõttu. Ladina-Ameerika ehitusprojektid võivad seista silmitsi kuude pikkuste ja kulukate viivitustega. Need mõjud leviksid üle kontinentide, kuigi algne häire sai alguse tuhandete kilomeetrite kaugusel Iraani lähistel asuvates vetes. See on selle loo tõeline pööre. Hiina ei neela seda šokki lihtsalt alla ega kannata vaikselt. Mingil hetkel hakkab ta osa sellest survest edasi andma ülejäänud maailmale. Esimesed märgid sellest on juba ärisektoris näha. Rahvusvahelised ostjad ei istu käed rüpes ega looda parimat. Nad tühistavad tellimusi, nõuavad suuri allahindlusi või viivad oma äri kiiresti teiste riikide tarnijate juurde. See tekitab teise probleemilaine, mis mõjutab ettevõtete tulusid, mitte ainult ei tõsta kulusid. Isegi ebakindlus ise muutub kulukaks. Ettevõtted üle kogu maailma hakkavad igaks juhuks varusid koguma, et oleks olemas turvavõrk juhuks, kui tarned peaksid täielikult katkema. See seob kinni suuri rahasummasid, mida paljud ettevõtted ei saa endale lubada kõrvale panna. Kui raha on vähem, vähendavad nad palku, lükkavad edasi seadmete uuendamist ja aedlustavad laienemisplaane. Kogu globaalne süsteem muutub raskemaks, aeglasemaks ja palju vähem paindlikuks just kõige ebasobivamal hetkel. Rääkides aeglustumisest, räägime sellest, kuidas märtsis kuulutas Wanhua Chemical, üks Hiina suurimaid naftakeemia ettevõtteid, välja force majeure'i. Lihtsas keeles ütles ettevõtte oma klientidele, et ei suuda lubatud saadetisi tarnida. See polnud valiku küsimus. Turvaline laevandus läbi Hormuzi väina oli muutunud liiga riskantseks, et seda garanteerida ja seetõttu nad lihtsalt ei saanudki. See üks ainus teade tekitas tööstuses šokilaineid. Seda seetõttu, et kui usaldusväärsus kaob, hakkavad probleemid kiiresti kuhjuma. Tehased ei vaja ainult toorainet. Nad vajavad, et need materjalid saabuksid iga kord õigeaegselt. Nad vajavad kindlust, millele oma plaane rajada. Kui tarned hilinevad päevade või nädalate võrra, lükkub kogu tellimus edasi. Lepingut tuleb uuesti läbi rääkida või sootuks tühistada. Tarnija Shenzhenist, kes jääb tähtajaga hiljaks, seisab silmitsi ränkade trahvidega. Ostja, pettunud ja surve all, tühistab järgmise tellimuse ja läheb üle usaldusväärsema tarnija juurde mujalt. See üks katkestus vallandab ahelreaktsiooni, mis liigub mööda tarneahelat edasi. Vähem tööd tehases tähendab töötajatele vähem vahetusi ja nende peredele väiksemat sissetulekut. Mõjud levivad edasi, ummistunud sadamatest vaiksete tehasepõrandateni, murelikest töötajatest peredeni, kes tunnevad kitsikust. Kõik see viib tagasi samale algpõhjusele. Odav ja usaldusväärne energia on ootamatult muutunud napiks kõige halvemal ajal. Surve ei piirdu ainult põhitööstustega. See surve kasvab edasi, ulatudes sektoritesse, millele Hiina on lootnud oma tulevase kasvu ja tehnoloogilise juhtpositsiooni tagamisel. Aastaid on president Xi Jinping edendanud üht selget visiooni Hiina tuleviku jaoks. Riik peab seisma omal jalal, eriti kõige arenenumates tööstusharudes. Pooljuhid, elektrisõidukid, tarbeelektroonika ja tehisintellekt on saanud tohutuid investeeringuid. Peking on investeerinud suuri summasid riiklike tippettevõtete loomisesse ja majanduse suunamisse madala kasumimarginaaliga vabrikutööstusest eemale. Eesmärk oli lihtne. Kui kontrollid homseid tehnoloogiaid, kontrollid ka oma saatust, olles vaba välisest survest. Kuid Lähis-Ida konflikt paljastas nõrga lüli, mida enamik inimesi polnud kunagi märganud. See peitus kriigi silme all otse Hiina kõrgtehnoloogiliste ambitsioonide südames. See nõrk lüli oli heelium. Hiilium võib tunduda väike ja ebaoluline, kuid sellel on tänapäevases tootmises ülioluline roll. Kiibitootjad kasutavad seda räniplaatide jahutamiseks tootmise ajal, pisikeste lekete avastamiseks ülipuhtates ruumides ning iga tootmisetapi täpse ja stabiilsena hoidmiseks. Ilma pideva varustuseta suureneb vigade arv, saagikus väheneb ja kogu tootmisliin muutub vähem usaldusväärseks.
tööstuses, kus isegi väike defekt võib rikkuda miljoneid väärt partii, heeliumist ei saa loobuda, see on hädavajalik. Probleem andis end kiiresti tunda. Suur osa maailma heeliumi tarnetest pärineb Lähis-Idast, eriti Katarist. Kui piirkonnas puhkenud võitlused häirisid laevandust ja tootmist, muutus varustatus peaaegu üleöö väga napiks. Mõnel juhul kahekordistusid hinnad vaid nädalatega. See, mis oli olnud stabiilne ja taskukohane sisend, muutus äkitselt kalliks ja ettearvamatuks. Mõju avaldus üsna kiiresti just seal, kus see kõige rohkem haiget tegi. Tehased kõrgtehnoloogilistes keskustes nagu Shanghai hakkasid kogema viivitusi. Saadetised, mis varem saabusid õigel ajal, jõudsid nüüd hilinemisega või ei jõudnudki kohale. Laevateed muutusid, ajakavad nihkusid ning see, mis varem oli sujuv ja usaldusväärne, muutus ebakindlaks. Tipptehnoloogilises tootmises on ettearvamatus rohkem kui lihtsalt ebamugavus. See on tõsine oht toodangule ja kasumile. Heeliumile pole lihtsat asendajat. Ükski kiire lahendus ei suuda hoida tootmisliine töös samal kiirusel ja kvaliteedil. Kui heeliumivarud vähenevad, ei piirdu mõju vaid ühe tehasega. See levib korraga üle tervete tööstusharude. Mõelge, mis kõik sellest sõltub. Nutitelefonid, elektriautod, andmekeskuste serverid ja meditsiinilise kuvamise seadmed. Kõik need sõltuvad heeliumiga valmistatud kiipidest. Need ei ole kõrvalärid. Just need on täpselt need tööstusharud, millele Hiina on oma tuleviku panustanud. Need pidid juhtima järgmist kasvulainet ja viima riigi ülemaailmses väärtusahelas kõrgemale. Nüüd on kõik need tööstusharud surve all ühe väikese, tähelepanuta jäänud gaasi tõttu. Ja taas on seda pinget selgelt näha tehases. Pooljuhtide tehas, mis varem töötas ööpäevaringselt, aeglustab nüüd tempot. Liinid ei seisa sellepärast, et tellimusi poleks. Need aeglustuvad, sest olulised sisendid pole enam usaldusväärsed. Heelium maksab rohkem, tarned on ebakindlad ja töötajad vaatavad, kuidas masinad seisavad jõude seal, kus varem valitses pidev liikumine. Seisakuaeg hiilib ligi, toodang väheneb ja kulud aina kasvavad. Kui see aeglustumine kord algab, levib see edasi. Vähem kiipe tähendab vähem komponente elektrisõidukitele, mis aeglustab veel üht juhtivat tööstusharu. Samal ajal suruvad kasvavad kulud kasumimarginaale kõikjal kokku. Just need sektorid, mis pidid Hiinat kõrgemale viima, tunnevad nüüd sama survet, mis varem tabas vanemaid tööstusharusid. Need kõrgtehnoloogilised valdkonnad pidid olema kaitstud, majanduse tugevaim ja strateegilisem osa. Selle asemel seisavad nad silmitsi samasuguse haavatavusega nagu kõik teisedki. Kõigi nende survetegurite kuhjumisel on Peking nüüd väga raskes olukorras. Iga poliitiline otsus kätkeb endas riski. Kui juhid rakendavad jõuliselt stiimuleid ja suurendavad kulutusi majanduskasvu toetamiseks, võivad nad inflatsiooni veelgi süvendada. Kõrgemad energia- ja materjalikulud kanduvad kiiresti üle tarbijahindaresse, mõjutades peresid otseselt. Aga kui nad hoiavad tagasi ja jäävad ettevaatlikuks, süveneb aeglustumine. Nõrk nõudlus seguneb kasvavate kuludega. Rohkem tehaseid võitleb ellujäämise nimel, mõned suletakse ja töökohad kaovad. Lihtsalt öeldes, valutut teed ei ole. Kõik see toimub juba olemasolevate probleemide taustal. Liiga suur tehasevõimsus paljudes sektorites, aeglustuv nõudlus välismaalt ja struktuursed nõrkused, mis on aastaid kuhjunud. Konflikt ei loonud neid probleeme, kuid on muutnud nende lahendamise palju raskemaks. Peking on püüdnud reageerida. Ta on vabastanud strateegilistest reservidest toornaftat, et varusid stabiliseerida. Samuti on julgustatud kodumaise söe suuremat kasutamist, et asendada osa imporditud energiast. Lisaks on välja antud erikvoote, et hoida rafineerimistehased töös ja vältida tootmismahtude kokkuvarisemist. Mõnes piirkonnas on söetööstused isegi lühiajaliselt võitnud, kuna nafta hinnad tõusid. Pealtnäha tunduvad need sammud kindla kontrollina, kuid tegelikult on need pigem ajutised lahendused. Need ostavad aega, kuid ei lahenda sügavamat probleemi. Varem oli olemas odavate ja usaldusväärsete välismaiste sisendite turvapadi, kuid see on kadumas. Ilma selleta peab süsteem ise rohkem koormust kandma, siis muutuvad praod raskemini varjatavaks. Varud ja kivisüsi aitavad lühiajaliselt, kuid need ei suuda täielikult asendada seda, mis on kaotatud. Plaanikoosolekutel kõlavad need tugevana, kuid iseküllases tulevikus jäävad neist väheks. Tulevikus, mida lubati. Seega peavad poliitikakujundajad tegema raskeid valikuid. Kui suruda liiga tugevalt, tõuseb inflatsioon. Kui hoida tagasi, aeglustub majanduskasv. Mõlemal juhul jääb manööverdamisruumi järjest vähemaks. Kui see tasakaal paigast nihkub, on tagajärjed kiired. Tehased vähendavad vahetusi, töötajad kaotavad töötunde, sissetulekud langevad, nõudlus nõrgeneb veelgi ja see tsükkel toidab iseennast. Vanad lahendused ei toimi enam nii hästi. Sa ei saa lihtsalt kulutades probleemidest välja tulla, kui põhisisendid maksavad rohkem ja saabuvad vähem usaldusväärselt. Samal ajal ei jää need pinged ainult Hiina piiridesse. Need levivad väljapoole kaubateede, tarneahelate ja igapäevase kaubanduse kaudu. Võtame näiteks Hiina investeerimisrolli. See ei ole lihtsalt ostja Lähis-Idas, vaid ka suur investor seal. Alates 2005 aastast on Peking investeerinud üle $269 miljardi projektidesse kogu piirkonnas. Ainult Saudi Araabia on saanud $82 miljardit, Araabia Ühendemiraadid $48 miljardit, Iraak veel $40 miljardit ja Iraan umbes $25 miljardi Hiina toetatud arendustegevuseks. Need ei ole abstraktsed numbrid.
See raha on ehitanud reaalseid asju. Sadamaid, torujuhtmeid, maanteid ja elektrijaamu. Need on pikaajalised projektid, mis on loodud kaubateede kindlustamiseks ja mõju tugevdamiseks aastakümneteks. Kuid kui konflikt puhkeb, muutuvad need samad varad, mis pidid tagama stabiilsuse, hoopis haavatavuse allikateks. Laevateed muutuvad kitsamaks, kindlustuskulud tõusevad, turvariskid kasvavad ja projektide ajakavad venivad. Mis varem tundus kindla edasiminekuna, näib nüüd ebakindel. Kuna nii palju on nendesse investeeringutesse seotud, tundub surve Pekingile vahetu ja isiklik. Ja pinged ei piirdu ainult merega. Sõda ei lämmata ainult mereteid, vaid raputab ka maismaateid, mida Hiina on aastaid püüdnud kindlustada vöö- ja tee-algatuse raames. See, mis pidi olema pääsetee merelisest haavatavusest, näitab nüüd iseenda mõrasid. Iraan pidi olema oluline maismaasild, mis ühendab Hiinat Kesk-Aasiaga ja sealt edasi Euroopaga. Peking investeeris raha raudteeliinidesse, sadamatesse ja energiakoridoridesse, mis olid mõeldud kaupade ja nafta liigutamiseks, ilma et peaks nii palju lootma riskantsetele mereteedele. Aberil nägi see välja kui strateegiline meistritöö. Tegelikkuses on need projektid nüüd tõsise surve all. Iisraeli rünnakud kahjustasid osi kavandatavast Hiina-Iraani raudteest juba enne, kui see jõudis regulaarseks liikluseks avaneda. Kaubaveoühendused Kesk-Aasia kaudu on aeglustunud või muutunud ebakindlaks, lasti suunatakse ümber või see hilineb. Hiina-Pakistani majanduskoridori laiendatud osad, sealhulgas tegevus Gadari sadama ümbruses, on Hormuzi lähedal toimuva kaose tõttu eriti suure surve all. Hiina rahastatud varad Pärsia lahes on samuti ohus. Mõned sadamad ja infrastruktuuri objektid on sattunud tulevahetusse, samas kui teised peavad lihtsalt tegutsemiseks maksma oluliselt kõrgemaid turvakulusid. Siin tulebki esile sügavam probleem. See, mis paistis nutika ja pikaajalise panusena kaubanduse ja mõju kindlustamiseks, on äkitselt muutumas kulukateks peavaludeks. Selle asemel, et suurendada vastupidavust, näitab sõda, kui habras need investeeringud tegelikult on. Surve ei lõpe veepiiril. See ulatub sügavale maismaa projektidesse, mis pidid Hiinat muutma tugevamaks, iseseisvamaks ja vähem haavatavaks väliste vapustuste suhtes. Nüüd on need samad projektid muutumas koormaks, neelates raha ja õõnestades usaldust kõige halvemal ajal. Seepärast on Hiina reaktsioonilt teistsugune toon. Ta ei jälgi sündmusi turvalisest kaugusest, tal on reaalsed huvid mängus. Kui häired tekivad, mõjub see vähem kauge kriisina ja rohkem otsese ohuna tema hoolikalt koostatud plaanidele. Surve kasvades reageerib süsteem tuttaval viisil. Ametlikud sõnumid keskenduvad rohkem vastupidavusele ja tugevusele. Tehase raskustest räägitakse avalikult vähem. Vaikselt astutakse samme, et rahutuste märke ei oleks näha. Kõik see peegeldab sügavamat tõde. Majandus, mis põhineb kasvul ja stabiilsusel, ei saa endale lubada nõrkusi ilminguid. Seega pingutatakse nii probleemide enda kui ka nende avaliku kuvandi kontrollimiseks. Ometi levib see pinge edasi kogu süsteemis. Tehased seisavad silmitsi kõrgemate kuludega, kliendid hoiavad kulutusi tagasi ja surve levib lihtsalt kihiti edasi. Mõned sektorid võivad praegu küll veidi kergemalt hingata. Söepõhistes tööstustes on nõudlus veidi kasvanud, kuna nafta muutub kallimaks. Ja suured riigitoetega ettevõtted saavad mõned lühiajalised võidud. Aga astu samm tagasi ja vaata suuremat pilti. Ülejäänud majandus tundub lihtsalt raskem, aeglasem ja palju vähem paindlik kui varem. Ja kui sa astud veeldi kaugemale, viivad kõik need niidid tarasi ühe põhiprobleemi juurde. Hiina tihedad sidemed Iraaniga tundusid varem nutika käiguna, peaaegu meistrikäiguna. Odav nafta, tugevad kaubandussidemed ja tugev strateegiline tugipunkt paistsid kogu süsteemi tugevamaks ja turvalisemaks muutvat. Nüüd on need samad sidemed muutumas riskiallikaks. See, mis kunagi andis neile stabiilsuse, tekitab nüüd ootamatult uusi haavatavusi niipea, kui olukord muutub. Ahelreaktsioon on olnud üsna lihtne. Energiaallahindused kadusid peaaegu üleöö, mis tõstis kulusid. Kõrgemad kulud surusid tehase kasumimarginaalid tugevalt kokku. See surve kandus edasi tarneahelatesse ja varsti mõjutas see isegi kõrgtehnoloogilisi sektoreid, mis pidid olema tulevik. Nüüd on poliitikakujundajad ummikus, püüdes tasakaalustada majanduskasvu säilitamist ja inflatsiooni kontrolli all hoidmist. Ja siin on see osa, mis tõesti silma paistab. Hiina pinnale pole ühtegi pommi langenud, blokaadi pole, Hiina pole isegi võitluses osaline, kuid kulud kasvavad kõikjal. Nõrgad kohad tulevad esile ja ametnikud peavad pidevalt sekkuma, et kõike stabiilsena hoida. Sellepärast tundubki see tõelise pöördepunktina. Kogu mõte täiesti isoleeritud šokikindlast majandusest hakkab oma sära kaotama. Mitte sellepärast, et riik laguneb, vaid sellepärast, et süsteemi on proovile pandud ja see on täpselt näidanud, kus on selle piirid. See paindus surve all ja neid piire pole enam võimalik eirata. Nii et see lugu ei räägi enam ainult Hiina tugevusest. Sellest saab nüüd lugu sellest, kuidas see tugevus tegelikult üles ehitati, millest see tegelikult sõltub ja kui kiiresti need sõltuvused võivad sinu vastu pöörduda, kui tõeline surve peale tuleb. Tulevikku vaadates ei saa miski sellest olema lihtne. Kui relvarahu tõesti peab, võib tekkida natuke lühiajalist hingetõmbeaega. Naftatankrid võivad hakata jälle vabamalt liikuma, hinnad võivad veidi langeda ja kogu süsteem saaks lõpuks võimaluse hinge tõmmata.
selline surve võib aidata olukorda mõneks ajaks stabiliseerida, kuid sügavamad probleemid ei kao kuhugi. Need vanad sõltuvused on endiselt olemas ja haavatavused on juba kõigile nähtavaks tehtud. See, mida Peking otsustab järgmisena teha, saab olema väga oluline. Nad võiksid panustada veelgi rohkem ja karmistada kontrolli, suunates täiendavaid ressursse riikliku toetusse ning surudes veelgi jõulisemalt omavarustuse poole. Või võiksid nad hakata veidi lõdvendama, anda süsteemile rohkem hingamisruumi ja võib-olla vaadata värske pilguga üle mõned neist suhetest, millega kaasnevad nüüd varjatud riskid. Ükskõik, millise tee nad valivad, tõeline muutus on tulemas ja siin on asi, mis puudutab meid kõiki. Hiina asub ülemaailmse tootmise keskmes. Nii et kui surve kasvab maailma tehases, ei jää see nende piiridesse kinni. See levib kiiresti väljapoole, mõjutades aktsiaturge, tarneahelaid ja isegi supermarketite riiuleid paikades, mis asuvad Pekingist kaugel. Lõppkokkuvõttes tunneb seda kogu maailm. Kui see lugu sellest, kuidas Hiina saab majanduslikke hoope sõjast, mis toimub tuhandete kilomeetrite kaugusel, pani sind mõtlema, siis pane like ja telli kanal, et saada rohkem analüüse, mis aitavad seoseid mõista, enne kui järgmine löök su rahakotti tabab.